Egas midagi, 2026 avalaks. Jah, minu nimi Mihkel, Mina on Eiki ja alustame siis esimese paadi videoga see aasta. Et külm pikk talv on selja taga ja ennem kui räägime, mis täna toimuma hakkab ja hakkame teile kalu näitama, siis teeme väikse kokkuvõtte selle talvehooaja meie kõige põnevamatest hetkedest ja see on teie ees. Palun! Ja egas midagi, läheme siis edasi. Talvepüük oli edukas nagu meil iga aasta. Ja et siis, kus me oleme, mis me teeme, mis päev meil täna on üldse? Täna on meil laupäev, märtsi lõpp ja nagu ikka, inimesed, kui jää läheb, lähevad püüdma särge, siiga, ma ei tea, tinti, mida iganes kevadel esimesena püütakse, aga meie ujume vastuvoolu, lähme püüame ahvenad, koha ja haugi. Jah, et kui te tahate näha, kuidas meil see tänane reis läheb, siis jääge lihtsalt vaatama ja kindlasti... Ja meelde tuletas kõigile, vaadake üle, kas te olete tellinud meie kanalit ja vajutage kindlasti like'i, sest see aasta mul on suured plaanid. Eiki ei tea nendest midagi, Eiki tahtnud plaanidest midagi rääkida, sest me oleme siin iga kevad hõisanud välja, et me läheme võistlustele, me läheme Eestisse, välismaale, suured sponsorid, uued paadid, 1000-eurosed ridvad. Midagi täitnud ei ole, aga kevadel on ikkagi tore alustada uut hooaega suurte lubadustega ja see aasta mul on küll väiksed plaanid. Ma juba jaanuari alguses tuli 2 ülilahedat videoideed, ma ei ole seda kellelegi rääkinud. Ise räigelt sügelen ja kibelen, et siis kui õige aeg kätte tuleb, siis tulevad ägedad videod. Ja kui te tahad maha magada neid kõige ägedamaid videosid, siis vaadake, et teil oleks kanal tellitud, sest ainult siis tuleb teile teavitus, et uus video on väljas ja saate olla esimene, kes seda vaatab. Nojah, nüüd tuli jälle igast lubadusi välja hõigatud, et eks me siis üritame see aasta olla aktiivsemad. Minu väljavaated on see, et ma tahaks teatud võistlustest osa võtta. Kindlasti ma ei planeeri olla seal topis, ma lihtsalt tahan osaleda ja saada uusi kogemusi ja uusi kohtast näha. Ja siis kindlasti see aasta mul on plaanis rohkem külastada ka näiteks Saimaa järvestikku ja eks siis näeme, kuidas mul uues vees, uues veekogus, uued kohad, kõik asjad, et kuidas seal see kalapüük minema hakkab ja kas ta üldse läheb. Jah, Saimaa on minust mingi 300 kilti. Jah. Sinna ma ei tule, sest kütusehinnad on rämedad. Kusjuures täna langes kütusehind, sellepärast me tulimegi paadiga kalale, täna oli odavam kütus. Ja. Aga mis me siin ikka seletame, et päike on juba kõrgel, kalad lähevad juba varsti lõunauinakule, et äkki meil oleks aeg peale minna ja... Kell on 10.45, alustame püügipäeva. Kas sa ridvad oled ära hooldanud, kettad laiali võtnud, rasvad uued pand, kõik sinna määrded asjad ja kontrollinud ja tamiilid ära vahetanud ja landilõksud testinud ja plekklandid ilusti läikima poleerinud talvele. Kas see kõik on tehtud? No ma panin sügisel nad sinna kappi ja nüüd võtsin. Samamoodi nagu see kombe. Panin sügisel kappi, kevadel võtsin. Mul oli selles suhtes lihtsam, mul oli ridvad olid eelmisest reisist paadis valmis, et see sügisest reisist, et täpselt nii hästi me olemegi enda asjadest hoolt pidanud. Aga lähme! Sai! Näita siia nüüd, millega sa alustad püügihooaega? Miks sa vesti nii järgiga alustad? See lendab hästi ja siis see on niisugune, et ta ei lähe väga sügavale ja siin on madalad kohad, et ma alustan sellega. Ja siis hiljem, kui ma leian selle kala üles, siis sa alustasid ka. Jah. Täiesti juhuslikult. Suht sama toodang. Lihtsalt see on nagu haige tegija. No jah. Ja ma ise ka olen avastanud, et see on oma viimastel reisidel, et need väiksemad siuksed on olnud suht tootlikud. Siin on ka ilusti hambaheled peale, et on murdnud seda ja sinu ma on ju vana 10 aastat kindlasti sadu auge toonud paati. Ma räägin sulle sellest kalast kohast ka enne. No. Siit läheb siuke väike kanal läbi ja siis seda platsi vasakult ja paremalt poolt me saame loopida, kuhu saab loopida. Sinna tahapoole saab ka loopida, seal on madal.
nagu räägime võib-olla 20-30 senti vett, ma ei tea, palju see mereveetase on, peab läheb minema. Siis me läheme siit kanalist läbi, siin on siuke väike kraavikene, et seal võib olla nii madal, et meil võtab põhja kinni, siis peab minema ringiga teisele poole. Aga siin kanalis on see teinepoolne kanali auk, et seal me võtame siis esimesed 90 pluss kalad paati. Mulle sobib. Ma arvan, et vaatajatele ka. Jah, plaan on nagu lihtne, et selles suhtes kuradi Eiki õpetusega kalastusreisid, et vaatame, kas on meil pärast mingit toodet hakata ka turistidele müüma või mitte. Ja siis pealtvaatajad saavad ka siis saavad otsustada, et kas Eiki nimi kirjutatakse Eiki või kirjutatakse Heiki. Eiki on nagu ka päris nunnu. Ei no siin küll kala ei ole. Siis me oleme juba 3 minti olnud ka siin. See oli mul 3. vise. Käis. Väike. Aga kala. Essa. Ai, Eiki. Nice, Eiki teab, kas kala elab. Välja. Panid piduri või? Panin piduri, jah. Et olukord segasem oleks, ma võtan ka ühe. Võta, jah. Mul on täitsa kala moodi. Ei, söögikala on jumala hea. Ossa pudi. Kuule pikkust ka ju. Anna mulle näpikesed. Näe, mitte roostes. Mul on ka uued selle kahed. On või? Üks on Taavi sponsoreeritud. Aha. Oppa, kala! Ära sitle. Vennad või õed? Suurem võib-olla. Ei ole. Võib-olla saame koos pilti teha. Mul oli jumala hästi kinni ja siis tegi nahka. Ole vait. Ma vahepeal enda oma kahve. Ei, mul käes. Mul on käes. Nii. Kuidas me nüüd pilte teeme? Ma ei tea. Kas teeme pilti üldse või? Kuule, ta sama pikad või? Ei või? Suht. Sul on suurem raisk? Sent. Mul on suurem. Sent. Hooaeg 2026. Esimesed visked. 2 kala. Lähevad tagasi. Kett. No eks midagi. Olemas. Yes! Ja nii lihtne see kalapüük meiega ongi, et lihtsalt tuleme tundmatusse kohta, noh, kus ma olen varem käinud, siis lihtsalt võtame seda kala välja. Ei no Eiki teadis. Eiki ütles, et tuleme siia konkreetselt. Ütles sõida sinna, sõida. Viskame sinna. Võttis esimese, ma võtsin teise. Selle taga ei ole mitte midagi muud see, et kui hästi palju tühjasid reise, otsitud kohtasid ja asju ja proovitud ja siis lõpuks hakkab see nagu tulemus ära ka tasuma. Et kust otsida, et seal jääservas, seal on veel kalu. Et lähme vaatame neid ka ja loodetavasti leiame need mammad ka üles. Neid ei mõõtnud muidugi, aga 70 pluss, 75. 75, jah. Midagi sellist. Silmaga me oleme juba suht eksperdid. Kas midagi? Jätkame. Yes! Mul on nagu veits hea meel ka, et päris nulli ei sõitnud, sest... Jah, see risk on oma tõesti suur. Eriti need esimesed reisid. Palju me oleme neid haugireise teinud, kui teised on samal ajal kuskil saare peal püüavad siiga, saadavad. Järjest tuleb nagu puuriit on lihtsalt siigadest ja siis oleme meie, kes taome haugi. Nullitame. Jah, aga
näed, järjest paremaks läheb. Jah, egas midagi, jätkame. Ei olnudki rästikut vaja panna. Kuigi seda võiks ka proovida sinna. Sest kala oli ikkagi suht näljas. Vihane. Ma arvan, et ta paneks selle rästiku kohe ära. Väga vähe. Ossarrisk, see oli parem. Täis. Mul kala. Väike on mul. Mul on suurem. Ja jumala, siis nagu söögitoruni välja. Kuule, aga see oli esimene vise peale järgmist kala ju. Mõlemal. Jah. Sul on päris hea ju. On jah? Mul on päris hea. Vaata, ma teen pilti telefoniga ka. Kurat, see on sul juba 80 pluss. See on ju paksem, see on emane. Jaa. See on mamma. No mamma. Tegid ära pildi või? Jah. Kähku käis? Võtame koos, et saaks nagu segadust või? Ma lähen sust mööda. Ma arvan, et sa lase enda oma lahti, minu ma võiks panna mõõdulindile ka korra. Ei ole või? No siis ei ole. Päris raske ka, teine. Paks ta on ju rase. Marja täis. Võitu, kas tal tuleb nüüd mingi rasedusstress ka või? Mul tuleb stress, sest ta on ainult ühe konksuga kinni. Just kiitsin, et mul ei ole roostis näpid, aga lahti neid. Oota ära mine ära veel. Ime pekk. Davai. Ossa puti. Jõu saali minema. Saad hakkama või? Ma ei tea, kui mingi lõua avajat ei ole või? Ei ole. Kuule, aga ma lasen ta tagasi. Ma ei hakka teda siin kauem hapniku vannis hoidma. Normaalne päts. Pilti tee või? Ei tee. Sul läheb seal aega ju. Vaata, siuke peab kala olema. Ilus kala? Jah. Minu tagasi ja kosu. Ja tooda ilusaid järglasi. Jee! Mis teed? 7 hours later. Nii. Kas mul ei jäänud siin põhjas või? Ei ole. Yes. Lase tagasi. Jah. Läks õnneks. Visa hing. Põhja mutta kaevama ennast. 4. 4 viset, 4 kala. 4 kala. 4 viset, 4 kala. Ma teen viske number 5 spinneriga. Miks sa spinneri panid? Sest CR-kalastuses see lant, millel on 2 kolmikut, need ei ole kala tervisele väga kasulikud. Et meil eesmärk ei ole neid kalu kahjustada nii palju. Me tahan neid lihtsalt püüda ja tagasi lasta. Ja et nad siis kasvaks veel suuremaks ja neid saaks uuesti püüda. Sellist me tahame sellist sadomosu piinamist nendele teha. et siis ma vahetasin landi vastu, kus on vähem konkse ja teda lihtsam kätte saada. Et isegi kui me need kidad ära vajutame, siis see kolmik ikka see tagumine seal kurgus ja see lõhub teda korralikult. Spinneriga see on tavaliselt kuskil huules. Sa näed, kui me läheme. Ta tuli järgi. Meeter või? Ei olnud. Aga jäi peale. See on peaaegu selline plats siin, et tahaks nagu öelda, et kui kala ei saa, siis söön mütsi ära. Ma võin seda öelda, et kui siit kala ei saa, siis ma söön mütsi ära. Kaamera käib? Jah.
Siin ei saa kaamerat üldse kinni panna, siin tuleb nii hästi, et... Aga näed, spinnerit ei taha. Tahab seda pausi saada. Jah. Tea, mis nüüd veel puudu on sellest päevast või? No. Ja üks kala läks veel ära. See, et mul on see väike kala otsas ja siis mingi mamma tuleb ja paneb selle väikse kala Neelu. Pintslisse. Näe, läks. Kala läks, ujus meil siin ringi rata. Kuule, tule siia nüüd, kaua sa venitad? Ops! Kuidas vabastada haugi level pro. Need on alati kõige parem. Jah. Nüüd on spinner läheb puhkusele. Spinner. Vahetame jälle mingi lanti vastu, mis töötab. Spinner ootab suve. Nii, kes alguses ei näinud, siis püüan Westiniga endiselt siiamaani. Ja töötab, nagu pildilt näha, siis see on, ma arvan, 4 aastat vana lant ja 4 aastat jutti augi toonud. Väike. Neljas. Kala jälle või? Jah. Mida helvet? Väike või? Jaa, kõige väiksem, mis ma täna saanud olen vist. Ja kõige rohkem neelus. Raibe. Kaugelt. Ussa raisk. Mõned kiiremad liigutused ka. Oho. Maoks. Oota. Pesen kala õnne maha. Põmm. See oli juba 4 või? Kui ta ikka näljane on, siis ta tuleb. On. Normaalne. Väik. Oho, väik. Läks ära. Nägin, käis minu landi juures. Ikka kinni on selle. Säsja. Korra oli nii lõdva, et... Lõua otsast on kinni. Oho, ikka on jõudu. No nii. Käid sind reliis. Väga hästi. Näe, mul läheb ka taga väike. On jah. Mul tuleb ka vist võtta. Aga siin ma ei taha. Kas mul tuleb või tule? Ei tulnud vist. See käis peaaegu löömas ju. Ja mida madalasse jõudsime, hakkas kohe action vaata. Seal sügavas ei olnud. Näe, jälle või? See on mingi eriline pliiats. Käis. Läks ära. Naine tuli pinda vaata. Näe, tuleb. Jälle müstiline lihtsalt. See tahab selga ronida raudselt, vaata, mul on augi mustris ja... See on lapse haistaja. Pedofiil augi. Vangi lähed. Jah, malluka listi paneme siin käis. Solvus minema. Ja kes sa tahad olla see malluka listi? Ega ei tahaks küll. Mis plaan on? Nüüd me oleme selle koha käinud läbi ja siis me läheme uue koha peale. Ja siis uue koha peal me vaatame, kas seal ka kala on. Ja siis kui uue koha peal kala ei ole veel, siis me otsime mingi tuulevarjuse koha ja siis me teeme leeklambi peal grillitud vorsti meile leiva vahele. Okei.
aga ühesõnaga me otsime samasugust madalat soppi, kus oleks siuke meeter vett. Hästi suur plats võiks olla ja hästi palju kala. Aga no ma pean kurvastama, et see koht, kuhu me läheme, seal on plats, tuul on nagu õige, et see toob seda sooja vett sinna, aga see ei ole hästi suur, et me sealt saame nagu ühe korra nagu läbi sõita ja siis meil on see ala püütud. Aga see tagumine ots ei olnud ka väga suur ja sealt me saime enamus kalad. Jah, tõsi. Et, aga ma tahaks siukest suurt kilomeeter korda kilomeeter sellist ala, kus on siis 30 senti vett ja 50 senti vett ja meeter vett ja 2 meetrised auke ja siis see on niisuguse pehme savipõhjaga ja siis seal oleks need palgid oleks lihtsalt rivis ootamas, et sa lähed siin püsti, tuul viib just nagu õieti üle ja siis loobid niimoodi, siis järjest võtad ja näitad kaamerale ja lased tagasi. Sellist tahaks. Ma olen varsti 40, ma ei usu enam muinasjutte. Aga kütame edasi. Ühesõnaga, veenduge, et teie piloot on adekvaatne, et ei ole selline vend nagu mul, kellel on 10. käik peal ja siis paneb ninamootori risti käima ja siis esimene mees kukub üle parda. No kui mürgi neid ikka olla saab. See on väga gurmaanidele mõeldud toit ei ole, aga häda ja pärja kaevu ja tšillikana ja kabanossi sardell on siin vahel ja väga hea on. Kapten Õgard. Mis plaan on? Läheme kalale. Läheme, tean ühte kohta siin nurga taga, suke 25 minti. Meie videotust varasemalt tuttav koht. Lähme sinna. Nii, kihutasime 20 minti uue koha peale ja vesi, nagu te näete, täiesti sogane, mingi rõvedalt tugev tuul on ja me oleme siuksed külmavaresed, et me läheme otsime uuema ja soojema koha ja puhtama veega koha. Ja vahest peab proovima, sest ja kütust põletama, et leiaks need õiged kohad üles. Ega midagi. Soome keeles on kohti uusi ja pettumuksi või kuidas see oli? Jah.
Kuule. Noh, ei lähe sinna peale. Ei lähe sinna peale. Kus sa arvasid kohe? Ma alles nägin ühte videot, kus mingid vennad panid ka. Tegid sikust pulli. Läheb eest ära ju. Käik sees. Pehme pole või? Pinnast natuke. Oled nüüd rahul või? Täiega. Vaata mõtled, saaks hea pildi maadist jääda. Lükkame praegu seda jääd ju. Lükkame. Mis idee on? Ahah. Paneme spinna. Ja siis... Kalale lähete, siis tehke oma valikuid paremini kui mina. Paarimehe valikul, et leidke endale mingi normaalne kalamees, kes kalaga püüaks, mitte ei tegeleks sellega, et jalutada mööda jääpanka keset merd. Aga noh, kui kala ei leia, siis jääd ikka leiab ja. Jah. Päris okei, ma keset merd olla jäälaua peal. Päris mitu senti. Mis lanti sa kasutad? No ma lähen selle samaga peale, mis ma hommikul töötas. Ja te kõik kalad on toonud, on see Vestin. Mis sul siis? Nägu on selline, nagu sul oleks midagi uut käsil. Mis tootja oma on? See on kas Atria või? On Atria äkki või? Mingi HK, sorry. Soome lihatööstus HK. Oled sellega saanud ka ennem või? Siin lambajälgi ei ole veel. Ma arvan, et varsti kõik muutub. Aga ära tee, nüüd on kadus mäng ära. Saba. Kadus mäng ära. Saba. Aga selles suhtes ma arvan, et ma seon siia veel natukese tamiili ümber. Sest ma kardan, et ta esimese viskega muidu lendab minema. No nii, siin on update'itud versioon. Väga seksikas. Mis mäng on? Imeline ju. Nagu Jerk. Lihtsalt natuke segasema mänguga. Ma võin siin nüüd natuke siis siin mootoriga juhtida siin. Sulle vähe paremad kohad. Tundub, et sa vajad natukene abi. Siuke tunne, et ta võtab nagu natuke seda vett sisse, siis ta nüüd kuidagi hakkas õljuma või? Peabki õljuma ju. Näed, päris mööda põhja ei tule.
sa pead nagu vedu peal hoidma, sest ma olen vastu voolu. Ma arvan, sa peaks võib-olla natuke sinepit ja ketšupit peale panema. Ussa puti! Meeter. Vaata, tuleb veel. See vasakul. Jah. Paneme sardell siia. See oli küll vihane. See on päris normaalne ka. Kui poole ta läks? Ta läheb praegu sinna. See läheb paremale. Oot, väga hea. Kiri. Tuleb. Vaatab. Läks edasi. Ilus paks kala ju. Igav, kuni Mihkel selle kala lahti opereerib, siis me teeme veel paar-kolm viset. Ja siis me peame kahjuks ära minema, kuna kokkulepitud minekuid on, siis tahaks hea meelega püüda veel nii kaua, kuni see pallike seal särab. Aga täna ei ole võimalik. Nii et loodetavasti see ei ole veel viimane kala, aga kohe näete. Selgelt on aru saada, et me ei ole pikka aega filme tootnud, sellepärast, et nagu ma ütlesin Mihklile, et kuule, et võta lant suust ära enne, et siis teeme pilti ja filmi ka. Ja Mihkel võttis landi suust ära, mis sa tegid siis? Viskasin vette tagasi. Ja ta oli kuidagi jäärapäine, ta hoidis oma mokka nii kõvasti kinni. Lõuaavajad on kuskil Eikil kadunud siin kuskil paadis. Ja siis ühesõnaga sain konksud lahti, hoidis molli kinni. Siis mõtlesin, et tark kalamees viskas kala vette. Kala tegi suu lahti ja lant pääses välja, kala ujus minema. Ja siis Eiki hakkas pahandama. Aga see oli, ma ei teagi, mitmes kala mul juba. 7., 8., 9., 10. Eks see on sellepärast, et tal on hea kapten ka vaata. Yeah. Ja, aga filmi oleks tahtnud. Eks midagi, lähme sinna poole veel viimased 3 viset per nägu. Päeva kõige väike. No seda on hea lihtne tagasi last. Jah. Peaaegu lasin ennast ise, aga siis võttis ikka kinni tagasi. Nii pinge see on. Marja täis. On või? Jah. Väike, aga tubli. Nojah. Kuule, nüüd peame minema ka minema. Juba või? Jah. Me oleme juba punasel. Tegelikult me oleme natuke on veel aega. Tule nii hästi tuleb. Kas tuleb välja see rongi? Seekord on siis niimoodi, et selles videos meil oli ainult see 10+ kala kokku. Et seekord me rohkem lihtsalt ei näita, sest muidu me seame järgmiseks kaastusreisiks nii kõrged standardid ette, et me peame nagu oskama piiriga pidada, vaata. Ahneks ei saa ka minna. Ei saa midagi. Et tuleme järgmine tagasi uutesse kohtadesse. Ja kindlasti like, subscribe, pange tellige see kanal ja kommenteerige ja kindlasti pange oma mõtteid ja kui te tahate mingit uusi trikke, uusi mõtteid, asju näha, siis andke teada. Kirjutage siin alla. Kirjutage oma soovitusi ja asju, et mida aastal 2026 ette võtta. Ja kui teil on Eestis, Soomes mingi hea place ja idee, andke teada, võib-olla teeme ära. Tuleme külla või lähme kellegile külla, siis pakkuge välja. Aga seniks käige ise ka kalal ja olge terved. Ja ilmselt see video meil lõpeb kokkupõrkel Kaljuga. Õnneks Mihkel on ärkvel. Aga aitäh teile ja järgmise korrani. Tšau!